täna on Kädil sünnipäev ja kõik majapidamises on ärevil, sest keegi ei tea, kas ta tahab kingiks midagi pehmet, midagi, mis põleb, või lihtsalt rahu ja vaikus kuni lõunani. Köögis seisab torts, mis näeb välja nagu keegi oleks selle teinud. Optimismi ja liigse suhkruga kõik ootavad, millal Kädi ärkab ja kas ta tuleb alla pidulikult või see nägu peas, mis ütleb, keegi tehku kohv kohe. Täna on päev, mil isegi telefon tunneb, et peab viisagam olema ja enamus inimesi, kes pole aastaid helistanud, saavad äkitselt meelde, et Kädi on tegelikult päris tore inimene ja talle võiks saata ühetoalise pikkuse õnnesoovi. Kädi kõnnib tubade vahel nagu kuninganna, kes ei telinud küll seda tralli, aga võtab selle siiski vastu, sest täna on tema kord olla keskpunkt ja mitte keegi ei pääse enne, kui ta on vähemalt korra naeratanud. Tema nalju, mis tulevad kõige valemal hetkel, tema oskust kõike organiseerida ja tema täiesti legendaarsed võimet teha nägu, et ta ei tea kingi peidu kohta, kui ta nägi sind juba üleeile seda kotti tassimas. Palju õnne, Kädi! Täna on su enda ametlik lubadus olla. Täpselt niimeline, isepäine, soe, sarkastiline ja naljakas, kui sa tahad, me lihtsalt istume siin ja rõõmustame selle üle, et sa oled olemas.